Tere tulemast vaatama järgnevat osa videote või saatesarjast või podcastist nimega Elu pärast WordPressi. Ja kui keegi mõtleb, et miks selline loll pealkiri, et mulle ja mu sõpradele kõigile meeldib WordPress, siis see pealkiri tuleb sellest, et ma arvan, et kõik, kes jõuavad veebiarendusse, kuskilt otsapidi nad alustavad alati WordPressiga ja kui nad näevad lõpuks ära, kui palju lahedamaid asju on olemas kui WordPress, kui nad õpivad ükskord arendama, siis siit see saate nimetuski. Ja see, et AI meid üle võtab, meid kui arendajad, kes siis, kelle töö on siis olnud ainult koodi kirjutada, võib-olla mitte ise nii väga arhitektuurile mõelda, et siis ongi see reaalsus hakkab päris kiiresti, ma arvan, kohale jõudma. Tiimid ei ole enam nii suured, inimesi ei palgata enam nii palju, kõik selline. Ja kui mõelda, et millised tulevikutiimid nagu välja näevad, siis ma arvan, et need ongi sellised võib-olla 2 arendajat, 1 testi ja 1 projektijuht, kes siis nii-öelda hoiab asjal kätt pulsil ja teab kõike, mis toimub, et seda nagu päris vist AI-ga ei asenda. Sest ma arvan, et see inimlik suhtlemine on alati nagu vajalik. Ja tiimid hakkavad siis, ma arvan, tulevikus olemagi ettevõtetes niimoodi, et sul on üks, kes kirjutab fronti, ma ei tea, kui väga nad enam kirjutavad, aga kes siis vastutab fronti eest ja kes backi eest ja kes siis testib, vaatab üle, et kõik oleks nii, nagu peaks olema, nagu on tellitud või nagu toode ette näeb või mis iganes. Ja 4. inimene on siis projektijuht, kes siis vastavatele organitele nii-öelda ette kannab selle, mis on tehtud ja kus maal ollakse. Et see ilmselt on reaalsus ja kui need tiimid võib-olla olid varemalt, olidki seal 10-liikmelised, võib-olla saagi isegi rohkem, siis ma olen ise katsetanud siin samamoodi, et AI-ga arendamine on ma ei tea, kui mitmekordistunud näiteks, et kui sa teed ütleme, et kuidas saab testida nii, et sa lased AI-l teha mingi projekti, sa annad talle mingi info ja tee mulle nüüd selle projekti timeline või nagu tee mulle selle, kaua selle 2 läheks, siis AI on teinud hinnangu, et pool aastat tööga, mille ma tegin ära 4 või 5 päevaga. Ja seal olid erinevad front-end, back-end, siis testid, kõik need. Sest praegu on juba niimoodi näiteks, et mina kasutan VS Code'i enamasti. Siis VS Code'is on, ma ei tea, ma arvan, et see on vist igas AI-s olemas, et VS Code'is on, sa ütled, et ütleme, küsid ta käest midagi ja blablabla, ta teeb sulle mingi koodi muudatus ja asja ja siis ta ütleb sulle, kuule, et kas tahad, et ma teen sulle testi ka või teeme smoke testi praegu, vaatame, kas see vorm nagu toimib. Ütled talle, okei, teeme smoke testi. Ta teeb sulle testi ära ja siis ta parandab sulle selle veaga veel ära ka, et see on põhimõtteliselt ütleme see Copiloti asi, ta on aeglasem. Aga minust on ta palju nagu täpsem, sest mul on siin kursoriga ka teinud ja kursor on väga kiire ja võib väga kiiresti nagu puusse panna minu kogemuse põhjal nagu. Et ja Copilot on ju kõige odavam ka, et selles suhtes tasub proovida.
aga mis siis on teemaks olnud viimasel ajal, on see, et skämmerid on väga aktiivsed ja minu jaoks on alati nagu see, kui ma olen mõelnud, et inimesed saavad skämmi, siis kas nagu inimesed tõesti nagu ei mõtle, mida presenteerivad PIN 1 ja PIN 2. Mis iganes, kas see on mobiilidee või see on smartidee või. Need ju presenteerivad, PIN 1 on, sa lubad kedagi kuskile sisse. Ja PIN 2 on, et sa annad mingi asja eest allkirja. Ehk siis see 5 või 6, palju numbrid on seal. Selle numbri andmine on sama, mis sa kirjutad kuskile alla. Ja siis inimesed lähevad televiisorisse ja nagu nutavad selle pärast. Ja ma ei saa isegi öelda, et kas see sa ju ei anna ju allkirja inimesega, keda sa ei ole ju päriselt näinud ju. Kui sa ei istu ühe laua taga, sa ei ole näinud tema dokumenti, sa ei tea, kes ta on, sa ei anna ju allkirja. Et miks, kus see nagu lihtsa meeldus tuleb, et kirjutan alla, ma ei tea, kes sa oled, aga ma usun sind ja ma annan sulle allkirja ja siis sa võid kõik mu raha võtta. Kõik see 5 eurot, mis mul on. Ja siis on muidugi teine teema on see, et te arendajad, et miks te midagi ei tee, et mis oleks see valik, miks te midagi ei tee, et püüaks nad kinni. Nüüd ma näitangi teile, ma tegingi. Ma võtsin veits aega ja ma kirjutasin selle aplikatsiooni valmis. Või tähendab nagu moodulid nii-öelda enda rakenduse jaoks ja ma nüüd kohe näitan teile neid. Kohe näitan. See tuli hakkab ära kustuma, hakkab väsima. Nii. Aga ma siis kohe näitan, kohe võtan lahti. Nii, paneme need kinni. Nii. See on siis minu veebileht ja mul on tehtud siin, nime järgi pange tähele. Aga mul on tehtud siin selline rakendus. Ja kui keegi tahab tõesti selle kohta koodi, siis kirjutage mulle. Ma võin teile saata need moodulid või ütleme selle täpse kirjelduse, kuidas see töötab. Nii-öelda dokumenteeritud. Ja mis siin siis on see, et ma saan siit lisada skämmi nii-öelda. Ja saan muuta ja mis siis sellest valmis tuleb, selle aplikatsioon on lihtne. See töötab nii, nagu tegemist oleks mingisuguse, kas mingi ülekandega näiteks, või sa võid siia teha, see on mingisugune kontserdipilet, näiteks Taylor Swifti kontserdipilet nii-öelda. Skänni see ja võta pilet, või ma ei tea, paned siia selle asemel, et et see võib olla näiteks, ma tegin sulle ülekande, siin on minu nimi ja blablabla. Ja nüüd, mis sa teed? Saadad selle lingi või siis lihtsalt selle QR-koodi laed alla, saadad selle skämmerile, et näed, siit sa saad selle kätte, selle raha või ülekande või mis iganes. Ma tegin selle asja su jaoks lihtsamaks. Ja nüüd, kui nad on lollid, enamasti ma arvan, et nad on, miks nad muidu ükse töö peale lähevad, siis nad võtavadki ja miks see QR-kood on just oluline, mis see juurde annab, on see, et ilmselt kui nad töötavad selle skämmi kontoris, siis nende arvutid ei ole nagu tavaline Wi-Fi või neil on kindlalt on mingi VPN-i süsteem seal. Ja kui ta nüüd seal telefoniga skännib, siis selle telefoni peal need kindlalt seda VPN-i ei ole, et selle järgi peaks saama teada nende asukoha ja milline see asukoht välja näeb, kohe näitan.